ehk siis talv on varsti saabumas, seega kütte õlifilter, salongifilter, õhufilter. Aga täna siis teeme videod mitte sellest, aga teeme video just sellest. See on kojamehed. Mõtlesin, kas teha sellest video või ei, kuna see on veits lihtne töö, aga siin on meil kaks autot, Volvo ja BMW. BMW-l on natukene keerulisem seda vahetada, Volvol on väga lihtne. Seega, kui te näiteks Bemaril tahate iseseisvalt ilma teadmista vahetada, siis te võite kahjustada näiteks kapoti. Aga okei, vaatame, kuidas siis teha. Alustame siis veits keerulisemast variandist, kuna me vaatame, et me siin ei saa tõmmata teda lahti. Seega me peame tulema salongi. Tavaliselt nendel autodel on suht banaalne skeem selleks, et seda teha. Paneme süüde, vajutame alumine piirkond, natukene aega hoiame ja mitte midagi ei juhtu. No comment. Okei, teeme siis nii. Siis kui hoovestik on üleval, me saame, siis meil on mingi jälle pikk variant, kuidas seda kõik lahti saab. Sellepärast ongi vaja neid videosid teha, sest ei ole kordagi kerge seda kõik lahti võtta. Õnneks meil on võimalus seda katki teha ja pärast uue panna. Mingi, see on kinnine positsioon. See on lahtine positsioon. Ja kuidas me peame seda kätte nüüd saama? Isegi ei oska mõelda. Õnneks meil on uued juba olemas, seega me saame eksperimenteerida. Neid asju üldse välja mõtleb. Võtame uue. Seekord meil ei olnud midagi kaasa. Okei. Aga õnneks siin on siukne variant. Ei ole nende kojameestega midagi väga kerget. Isegi mina väga ei saa sellega hakkama.
väga hea. Hoida, kuidas see oli? Vist umbes nii. Puhas füüsiline. Tundub, et jäi lõppu. Väga hea, aga nüüd siin ma juba natukene targem. Ega see väga kasuks ka ei ole. Siia peab väga ohutult panna, sest kui me teeme kiirema lõkke klaasile, siis ta saab haiget. Juh. See jütt käib leht. Ai. Umbes nii. Nüüdseks veits kergem variant. Siin midagi liigutada ei ole vaja. Kõik on ilus. Nüüd ma natukene parem kursis, kuidas nende hella koemeestega elada. Siin me võtame nii. Vale auk. Üks olemas. Ja me vaatame, kuidas poole ära. Ma esialgu ei saanud aru, mis tähendab siin upp-tähe, mida pead ülevasse peab. Tavaliselt koemeestega on mingi korralik konstruktor kaasas. Siin seda ei olnud.
siin me kaotasime väga kõvasti rohkem aega. Seega, milleks üldse enne talve sügisel seda vahetada? Sest kui koemeesed töötavad ilusti, siis te sõidate Ultra HD kvaliteedipildiga. Kui teil on halvad koemehed, siis te saadate, nagu oleks videot vaadanud, 144 kvalitis. Okei, kõik.